Erikas Raskevitšus. Nüüd mõned hetked veel ja ongi peakohtunik sellele mängule avavile andnud. Napilt jõuab leedulane enne Kaarest selle pallini ja nüüd tullakse paremalt ära, et uuesti pall kasti ja siin sai löögile ka ja praegu lõppes õnnelikult, aga nüüd nurgalöök mängitakse lühidalt lahti. Siin on mingi kombinatsioon ja siit saadakse löögile ka ja suurepärane löök ja veel parem tõrje. Nüüd on Strelnikov siin pall lahti ja kas on 1-0 ja on 1-0. Siin tundus, et on viga, aga Strelnikov ei suutnud seda palli kinni püüda ja Leedu läheb seda kohtumist 1-0 juhtima nüüd. Mõneti ootamatust olukorrast. Kohe näeme kordust ka, kuidas see siin täpsemalt lahti argnes. Leedu fännid ka siin häälepaalad valla lasevad, aga Wagneri tehtud vea järel proovitakse sinna liini taha minna ja seal on ka minemas. Oli seal Visse, nüüd saab Visse löögile, Visse lööb ja see pall läheb rikošetist üle värava ja siit võimalik liini taha mängida ja on seal null. Alondeeris läbi, viib selle palli sealt värava eest läbi ja sealt ei ulatu. Vaatame siit, mis välja mõeldakse. Siit tuli väga hea pall ja leedulane sai löögile ka, aga suunab selle raamidest mööda. Nii, Kaares selle ääre peal on selle palliga, viib värava eest läbi ja siit läheb üle see pall. Vaatame, mida siin nurgalöögist välja võlutakse. Tuleb pall kasti, tuleb sinna väga hästi ja seis on 1-1. Seis on 1-1. Tuleb pall kasti ja Ronald Sammul selle palli sinna väravavõrku raiub peaga. Suurepärane nurgalöök ja suurepärane algus teisele poolajale. On ka Strelnikov oma väravast tulnud siia. Praegu on Leedu siin ohtlikult Eesti kasti lähistel ja tekib ka löögikoht. Ja tuleb ka löök ja see löök on riistnurgas. Kui kiiresti just sain öelda, mis isuga on Eesti sellele teisele poolele peale tulnud ja kohe lastakse Leedul tagasi panna ja 1-2 on tõsiasi. Vaatame kohe ka, et kas ja siin on nüüd kollane kaart Gustav Kamaril Wagnerile. Minu mäletamist mööda esimene poolek särgi sikutamise eest ta selle sai. Ja siit on puhkama minek. Tõi natukene selle palli otsa, aga suudab säilitada. Ja läheb löögile ka Kaares kaugelt, aga see pall väravale endast ohtu ei kujuta. Grigal Junas selle palli aitab Leedule saada, aga nüüd tullakse juba keskelt, on jälle löögikoht. Tuleb siit löök ka ja selle palli Eesti väravas seisev Strelnikov kenasti püüab. Siin on nüüd, oi, kui ootlik oli. Viidise karistuslöök sinna ette posti oli seal. Siit ääre pealt minemas Pukinskas veel palliga. Endiselt Pukinskas läheb ja nüüd läheb Pukinskas väga ootlikult, sest see pall on kastis lahti ja 13 saab lüüa. Seal oli siin nüüd küsitakse penaltit, aga antakse see palli kinni hoidmise eest teisele poole ja siit välgub ka kollane kaart, mis tähendab, et ka Leedu jääb 10-kesi. Teine kollane tuleb siit leedulaste kaptenile Karmine Lukas Mennale. Tuši alla minek ja 75. minutil olukord väljakul. Nüüd on siin Leedu tulemas kiirega. Ja siit saadakse läbi ka, kas saadakse lüüa ka ja siit Strelnikov suurepärase tõrjega toob selle palli välja. Leedu paneb selle palli mängu. Nüüd on siin tulemas ohtlikult, kas saab number 7 löögile, saab löögile ja paneb selle palli napilt üle värava. Leedulastele kahe peale tegelikult kingivad ja siin on nüüd number 7 võimalus. Saab ka löögile ja lööb selle palli väravast mööda. Põder. Kõrre viib selle palli kasti, aga täpselt väravahi peale ja sellega on see kohtumine ka lõppenud. Sai Eesti siin veel 1,5 minutit üleajale peale armuaega, aga noormeeste U17 koondise peatreener Marko Pärnpuu, et
Balti turniiri avamängust valus, aga väga-väga võistluslik 1-2 kaotus naabritele Leedust, et kuidas esimese emotsiooniga selle mängu kokku võtaksid? No valus on kaotada selliseid mänge, et ma arvan, et me selle osa mängust, kui me veel nii-öelda võrdse arvuga mängisime, saime päris hästi hakkama, et teise poole algus ühelt poolt väga hea, saime viigivärava, kohe paar head võimalust, aga vastane lõi ära. No kui me vähemus olime, oli raske, mitte päris nagu võimatu ja kui jälle siis nagu lõpus võrdne arv oli, et siis ei tea, kuidagi see aeg pressis peale, et läksime nagu võib-olla natuke liiga kiirelt seda palli nagu ainult sinna ette viima, aga ma arvan, et niimoodi esimese emotsiooni pealt on üldse raske igasuguseid järeldusi teha, et mida võib pärast hoopis teistmoodi vaadata, aga ma olen nagu selle võitluslikkusega väga rahul, et tulemus sellega ei saa rahul olla, et see oli täiesti võidetav mäng. Ütlesid ka ise, et teise poole alguses tulite väga hästi riietusruumist välja, et mis need riietusruumi juttude põhipunktid olid, millele rõhusid? No me nägime, et meil ju tegelikult selline palliga mäng nagu selles mõttes toimis, et suutsime leida läbi äärte, vahepeal üle vastase ehk sellise pikema palliga, siis jälle läbi keskvälja, et ainuke asi oligi see, et natuke sellele palli liikumisele kiirust juurde ja mõned sellised taktikalised nüansid ka seal, kuhu keegi seal keskväljal, kuidas roteerida ja mis hetkel nagu äärekaitsjad tõusevad ja mis hetkel siis jätame keskpoolikutele selle liini taha jooksmise, aga eks see punane lõi meil veits nagu selle rütmi sassi, et aga jah, ütleme, valus on kaotada ikkagi, et algus oli hea, et kuigi mõlemad väravad meile löödi siis, kui oli meid ka 11, aga ma ei ole kindlasti kuidagi nagu, ma olen pettunud tulemuses, aga mitte nagu mängijates, kindlasti mitte, et mängijate üle ma olen praeguse seisuga väga uhke, et tegid korralikult tööd. Et kohati see mäng kiskus väga-väga jõuliseks, et tänase mängus 2 punast kokku, väga-väga palju kaarte, et näed see, et oleks ka võib-olla kohtunikud võinud kuidagi rohkem seda mängu ohjes hoida just selle poole pealt, et siin kohati tundus, et läks päris ohtlikuks juba ja pingilegi tuli teil 2 kaarti, et no ütleme niimoodi, et kaardid punased ei tulnud, tulid ju teise kollasena ja ei olnud nagu kumbki kuidagi väga nagu jõuline. Läks närviliseks küll jah, et see näitab, et oli siis 2 satsi, kellele väga läks korda see tulemus ja ütleme, et eks siin nagu meie õpime ja võib-olla siis ütleme, kõik õpivad, kes selles mängus osalesid olid, et kuidas järgmine kord võib-olla teha veel paremini või paremini, et jah, ma seda kohtuniku tööd praegu ei tahaks nagu lahkama hakata siin. Balti turniiril 2 mängu veel minna, aga kindlasti selle aasta suurem eesmärk on sügisene kodune EM-valikturniir, et mis peale tulemuse võib-olla on sinu jaoks need kõige olulisemad aspektid, mida sa sellel turniiril näha soovid? Ütleme, noorte jalkas on, ja nad on ikkagi noored veel, aga jah, et tulemus ma ei saa öelda, et me mängime kindlasti tulemuse peale ka. Et sellepärast see tänane 1-2 nagu kriibib hinge, aga ma olen täna nagu rahul tegelikult väga paljude kaitseaspektidega ka, et meil siin arenguturniiril löödi kole palju väravaid ja tänane see esimene olukord oli seal viga või ei olnud, et see jääb mujal arutada, aga et ütleme siis lahtisest mängust 1 värav, on ka palju, aga ütleme, et kaitses ma täna nägin, et me saime enam-vähem, ütleme, et ikkagi oluliselt paremini hakkama kui arenguturniiril, ehk siis vastus on küsimusele ikkagi see, et iga mängu, iga turniiriga peab ikkagi mingisugune areng toimuma ja praegu on natuke vara öelda veel, et kas nüüd selle turniiriga on areng toimunud, et 2 mängu on veel ees, aga tulemus on ka kindlasti oluline. Aitäh ja edu järgmiseks mänguks! Aitäh!